Tere! Mõned nädalad tagasi salvestasin ma video sellest, kuidas ma tegin koduseid kuivvereteste. Sõrme otsast 3 suurepärast testi. Aeglane veresuhkur, D-vitamiin ja rasvhapete tasakaal. Ja lubasin siis jagada ka seda, et kuidas mul nende testidega läheb ja mis tulemused ma saan. Ja seda ma siis täna teengi. Ma jagan sulle oma ekraani, et näidata siis erinevaid testitulemusi, et mismoodi nad tulevad. Esimene testidest, võib-olla kõige lihtsam, et vaatame üle, missugune oli D-vitamiin. D-vitamiini tulemus ütleb, et minu staatus on optimaalne, 82 nanomooli liitri kohta, mis on aegade parim tulemus, mida ma üleüldse näinud olen. Selles mõttes, et varasemates mõõtmistes on mul olnud 29, 32, 55, et iial ei ole mul D-vitamiin varem olnud rohelises. See on selline väga hea analüüs, mida võiks kas siis ise kodus või siis perearsti juures aeg-ajalt teha, et sellised levinud soovitus on 2 korda aastas kontrollida, et kevadel-sügisel, aga üldiselt meie kliimas peetakse enesestmõistetavaks seda, et D-vitamiini pimedamal ajal tuleb juurde võtta, et noh, et siis võib ka kontrollida korra aastas või lihtsalt aeg-ajalt, et üle vaadata. Nii, vaatame veresuhkur. Veresuhkur ehk see HbA1c test. See näitab, ja see on tõeliselt rõõmustav minu jaoks, see näitab, et minu üleüldine terviseseisund, kui me räägime veresuhkru perspektiivist, on üsna hea, kui ma siit lahti klikin, eks ole. Et siis ta ütlebki, et see terviseseisund võtab kokku nii siis minu vereanalüüsi tulemuse kui ka küsimustiku. Selle veresuhkru testiga koos oli selline väike elustiili küsimustik, kus küsiti selle kohta, et kui palju ma liigun, palju ma kaalun, mida ma söön ja nii edasi. Küsiti ka pereliikmete kohta, sest kui me nüüd allapoole vaatame, siis siin on näha, et minu pikaajaline veresuhkur on ilusasti roheline, ta on normis. Ja see on väga hästi, aga kui te näete, siis siin see kollane triip ütleb, et teist tüüpi diabeedi riskifaktorid on minul üldiselt ikkagi kõrged, mis tähendab seda, et ma kogu seda veresuhkru teemat tegelikult tähelepanuta jätta ei saa. Ja minu riskihinnangutes, et noh, siin ongi paar asja, et diabeedi esinemissagedus minu peres, et noh, minu vanaemal kujunes elu lõpus välja teist tüüpi diabeedi, emal ma tean, et on veresuhkur kõrge. Ja siin on siis need markerid, mis puudutavad minu enda elustiili tegelikult ka, et liikumist võiks olla rohkem, minu kehakaal on pisut liiga kõrge ja nii edasi. Selle veresuhkru testiga koos tegelikult, no vot siin ta hindabki üle juba ka selle, et sa saad selle info, et kas piisavalt on toetatud aju, ainevahetus, immuunsüsteem, liigesed ja see osa, mis on kollane, eks ole, et siit on võimalik siis edasi lahti teha seda aruannet, vaadata siis täpsemalt ja see on nagu päris põnev, et siit saab põhjalikult ka toitumis ja elustiili soovitusi. Kõiki neid teste on tegelikult võimalik saada eestikeelse raportiga. Lihtsalt kuna ma ise mõtlen ja räägin vaheldumisi eesti ja inglise keeles, et siis ma ei ole seda ära muutnud. Aga me võime korra proovida, et kui ma panen siia Eesti ja teeme väikese refreshi, siis vaatame nüüd uuesti oma teste. Hallo. HB1A, see, vaatame, kas ta muudab selle eestikeelseks. Nagu näed, muutis täiesti ilusasti eestikeelseks, et kellel inglise keelega on veidi keerulisem, et siis siit samast lehekülje ülevalt nurgast, et raporteid saab siis kõiki ka eestikeelseks teha, mis on väga-väga tore. Aga tuleme nüüd selle balance testi juurde, mis on tegelikult üks kõige olulisemaid neid 3 testist. Kõik 3 on tähtsad, aga balance test on võib-olla kõige olulisem. Ja enne kui ma näitan seda, mis mu testiga toimub, praegu tahan ma teile korra näidata oma esimest balance testi tulemust. Ma lõpetan hetkeks ekraani jagamise ja jagan sulle ekraani, kus mul on lahti võetud oma varasem balance test. Nii, kus ta nüüd kadus? Mulle tundub, et mul on vaja ära vahetada endal ka aken. Nii,
Selle testi ma tegin novembris. Mul on siin olemas mõlemad need testi nii-öelda koodilehed ja selle peale on mul kirjas, et ma tegin selle testi 10. novembril 2025. Ja mida me siit näeme? Me näeme siit seda, et olen olnud tugevalt tasakaalust väljas. Ehk siis kõik need kastikesed, mis on punased, on tegelikult olulist tähelepanu vajavad kastikesed. Et nagu näha, minu oomega 3 ja oomega 6 suhe on paigast ära, see peab olema 3:1 või väiksem, aga ta on 9,6:1. Minu kaitseväärtus ehk siis see, kui hästi ma olen kaitstud rasvhapetega kaasnevate elustiili haiguste ja muude riskide eest, on ebapiisav. See on 3% peal, peaks olema 90 või rohkem. Oomega 3 indeks on ebapiisav. See tähendab seda, et ma olen oma toidust tollel ajahetkel saanud liiga vähe keha jaoks vajalikke oomega 3 rasvu. Aju jaoks vajalikke rasvhappeid on keskmiselt kehvasti ehk kollane on selline keskmiselt kehv näitaja, eks ole, peaks olema kõik ilusti roheline. Rakumembraani läbipääsetavus või rakumembraani töö on ebapiisav ehk punases 11,2:1 ja arahidoonhappe tase siis kehas on põletikuga seotud marker, et on kõrgendatud ja siis see testi tulemused, eks ole, kõik on nagu eraldi lahti võetud ka. Aga sellel testil ma rohkem ei peatu, et ma lihtsalt tahtsin teile näidata, et novembris oli test selline. Aga tuleme siis selle juurde, et missugune on see test märtsis. 18. märtsil 2026 tehtud test on siis järgnev. Nii, oot, vahetame jälle akna ära. Natuke sahmerdan siin. Ja see on siis meil siin. Teeme ta lahti. Ja param, mis on imetore. Te näete, et värv on oluliselt muutunud. Et minu rasvhapped on palju paremas vahekorras minu kehas. Oomega 6,3 tasakaal 2,2:1. Suurepärane. Minu keha kaitseväärtus 99%. Oomega 3 indeks optimaalne. Arahidoonhappe indeks optimaalne. Need on väga head näitajad. Mis on veel kollases? On vaimne jõud ja rakumembraani voolavus. Ehk siis nagu natukene peab üle vaatama veel ühte-teist ja sellega seoses, kui me siit allapoole lähme ja võtame lahti detailsed tulemused, no siin on soovitus, et liiguta oma keha, säti üle, vaata üle toitumine. Et siin on iga selle tulemuse kohta on meil võimalik lahti klikkida, siit me saame toitumissoovitused ja nii edasi. Toitumissoovitustest rääkides, et siis üks kõige olulisem muudatus ja põhimõtteliselt ainus muudatus, mille ma selle 5 kuu jooksul tegin, oli see, et ma hakkasin juurde kasutama balansseeritud õli. Ehk siis valdavalt ma kasutasin seda Cincino musta premiumõli, kus on väga hea ja kõrge polüfenooli sisaldus lisaks sellele tavapärasele vajalikele oomega 3 rasvhapetele, mida kalaõli annab, et siin on kala ja oliiv on põhimõtteliselt sees. Aga noh, mitte päris 100% ainult seda õli. Aeg-ajalt ma võtsin seda õli, mida minu poeg tarvitab, see on siis nii-öelda laste tutti-frutti maitselise või lõhnaga õli. Et see on polüfenoolide mõttes natukene lahjem, aga kalaõli on siin ilusti sees ja vajalikud EPA-d ja TH-d ja muud asjad. Ja vahepeal siis kasutasin ka tegelikult kapsleid, et võtsin nii nagu juhtus, et mis õli parasjagu niimoodi kättesaadav oli, et seda siis kasutasin ja mitte ka 100% võib-olla iga päev, aga ikkagi ma arvan, et umbes 90% päevade, 90% päevadest, jah. Oma menüüs ma väga suuri muudatusi ei teinud, selles mõttes ma sõin umbes nii, nagu ma alati söön. Ehk siis võib-olla on mu menüü natukene nagu mõistlikum, ehk siis kiirtoitu ma oluliselt ei tarvita, sealiha ma üldiselt väga ei söö. Miinuspoole pealt, ega kala ka minu menüüs reaalselt ei ole tegelikult. Ja
ma püüan ja olen püüdnud hoiduda siis ka sellistest ülitöödeldud, ületöödeldud asjadest ja eelistada pigem taimset menüüd. aga noh, see ei tundu nagu hästi, kuigi suur asi, et noh, see on see, et mulle tundub, et ma sõin nagu selle viimase 5 kuu jooksul ikkagi üsna samamoodi, nagu ma alati söön. ühesõnaga, aga rääkides siis sellest, et jah, et rasvhapped on ilusti tasakaalus, organismi kaitseväärtus on päris hea, et siin saab lisateabe selle kohta võtta, et mida see tähendab. et siin on erinevad vererasvhapete peale tuginevad markerid, mida on siis arvutades ja üle vaadates kombineeritud ja sealt need näitajad välja toodud. Ja näed, ja siin ongi täpselt see, et see on see marker, mis näitab, et kuivõrd on inimene kaitstud elustiilist tingitud haiguste väljakujunemise eest. et selles mõttes, et on hea hoida see igal juhul rohelises ja noh, minu enda lootus on see, et kui ma seda piisavalt kaua rohelises hoian, et siis kõik need asjad, mis juba on probleeme tekitavad, et hakkavad natukene leevenema ja no või vähemalt siis ei progresseeru, eks ole. Rasvhapete indeks ehk siis see, et nüüd viimase 4-5 kuu jooksul ilmneb, et minu keha on saanud piisavalt oomega-3 rasvhappeid. et selles osas on siis nõnda, et võiks hoida sedasama head tasakaalu, et see on ka põhjus, miks me seda balance testi soovitame teha nagu mingisuguse intervalli järel, et sa näed, et kas see, mida sa oled teinud, kas see töötab. kui näiteks siin see rasvhapete indeks oleks kollases, siis ma siit järeldaksin, et ma peaksin seda õlikogust oma igapäevases kasutuses suurendama, sest üldiselt seda võetakse kehakaalu järgi, aga noh, ikkagi ka ainevahetus, igaühe unikaalsus ja elustiil mõjutavad seda, et näiteks sportlased vajavad rohkem, beebiootel emad vajavad oomega-3 rohkem, sest nende keha vajab seda lihtsalt rohkem ja kulutab rohkem. nii, siin on nüüd see vaimne jõud. ehk see on siis see, et peab vaatama ikkagi, et mõned rasvhapped ei ole ikkagi piisaval tasemel veel minu kehas. et see, kuidas seda on nüüd arvutatud, et sellesse minna, et seda saab järgi vaadata ja rakumembraani voolavus ka. aga samas mõlema nende kollase markeri puhul, et nad on ikkagi selle rohelise poolses otsas, et noh, mina enda jaoks nagu järeldan siit ikkagi seda, et oomega-3 suhtes ja kalaõli suhtes mul ei ole vaja muuta, et mul ei ole vaja muuta balanceõli kogust. mul on vaja jätkata enam-vähem samamoodi seda praktikat, et vähemalt 6 päeval nädalast võtan endale selle lusikatäie balansseeritud õli juurde, et sellega on nagu okei. aga kõige rohkem, noh ja arahidoonhappe on ka tegelikult, et ta on sellises rohelises, et üleüldiselt minu toitumisega on suures plaanis nagu okei. aga mis on huvitav tabel, on just seesama, see mõõdetud rasvhapete üksikasjad. ja siin me vaatame alati seda kolmandat tulpa, mis näitab, et kus on kõrvalekalded referentsvahemikust, eks ole. Palmitiinhappe puhul, no see on see, kui ma siit klikin lahti, see on see hape, mida me saame piimast, piimatoodetest, lihast, krõpsudest, kookosõli, kookospähkel, avokaado, linnuliha, munad, pähklid, nisutooted. see on nii pisikene kõrvalekalle, 0,2%, et ma arvan, et see ei aja eraldi tähelepanu. aga kui me siit allapoole vaatame, siis vot üks koht, mis mind nagu hästi ennast huvitas, on oomega-6 rasvhapete plokis, on seesama koht siin ehk dihomogammalinoleenhape, TGLA. TGLA on selline rasvhape, mida sünteesib meie keha ise. Linoolhappest edasi gammalinoolhape, sealt edasi dihomogammalinoolhape, eks ole. see omakorda peaks edasi minema arahidoonhappeks meie kehas. et selline huvitav profiil, vaata, et kus üldiselt on selles paneelis ka enam-vähem kõik okei. aga TGLA on kõrge. mida ma tegin sellega? ütlen ausalt, et ega minu enda nagu sellised keha toimimise ja peenfüsioloogia teadmised ka nii head ei ole. ma tegin pildi sellest rasvhapete paneelist ja küsisin chat GPT käest, et palun interpreteeri ja anna vastavad soovitused. see oli äärmiselt huvitav vestlus, sest sellesama paneeli põhjal, eriti kui ma andsin talle ka info selle kohta, et veresuhkur on normis ja mis need teised näitajad ja markerid olid, eks ole, ja D-vitamiin on korras ja nii edasi. et siis ta tegelikult pakkus mulle välja väga usutava seletuse sellele, et miks see TGLA nagu paigast ära on. ta ütleski seda, et
et tegu on ikkagi nii-öelda ainevahetuse korrastamise küsimusega, et tõenäoliselt võib seal taga olla kas veresuhkru kõikumine, mis on tõenäoline, või siis hormonaalse tasakaalutuse teema, noh, mis on ka nagu vanust arvestades täitsa usutav, aga ennekõike ma arvan, et ikkagi tegu on just nimelt insuliini ja veresuhkru teemaga, et mis läheb kokku siis ka selle veresuhkru analüüsiga ja seega ma palusin ChatGPT-l endale välja töötada ka mõned soovitused konkreetselt toitumise kohta, sest põhimõtteliselt selle rasvhapete paneeli koha peal on kõik nagu okei. Ja oomega 3 osas muudatusi teha vaja ei ole, aga nüüd siis järgneva umbes 4 kuu projekt on mul see, et ma püüan hoida oma veresuhkrut stabiilsena, tarvitada rohkem kiudaineid, tegeleda liikumisega, tegeleda kehakaaluga ja siis umbes 4 kuu pärast saame uuesti vaadata seda, et missuguseks on siis muutunud minu tulemused. Vot selline lugu. Aga kokkuvõttes jah, ma arvan, et kõige olulisem ikkagi selle testipõhise lähenemise puhul ongi see, et ma saan nagu nii konkreetselt hinnata seda, et kas see, mida ma teen oma igapäevastes valikutes, toitumisega, liikumisega, et kas see viib mind edasi soovitud suunas. Mul on väga hea meel näha, et minu rasvhapete paneeli tulemused on viimase 5 kuuga oluliselt paranenud. Et nüüd, nagu ma alati kõigile räägin, et üks asi on see roheline kätte saada, et teine asi on seda nüüd hoida, sest see võiks olla kogu aeg rohelises ilusasti, et keha saaks kätte kõik vajalikud rasvad, mis on tähtsad nii südame jaoks, südame-veresoonkonna nagu riskide maandamiseks, kui siis ka meie ajutööks. Samamoodi ega need rasvad meie nahale midagi halba ei tee, pigem ikkagi ju täiesti vastupidi, et olla selline rõõmus, nooruslik, liikuv, liigeseid toetada ja nii edasi. Et vot sellised lood on siis nende testidega, et kui sa tahad midagi nende testide kohta teada, et siis või ise neid teste teha, et anna mulle lihtsalt märku ja leiame selle aja ja võimaluse, et kohtuda või kas või online'is pikemalt rääkida, et arutada sinu küsimusi ja siis ega muud kui tervislikku toredat kevadet ja suhtlemisteni.